Eh, Tere õhtust! Täna on siis järjekordne veebinar ja mm, mina olen Lea Põder ja olen korralliklubi sõltumatu turustaja. Ja kui me arutasime, millest tänases veebinaris võiks rääkida, siis ma tegin ettepaneku mm, rääkida kahest, ma arvan, et juba tuntud tootest, sest need on juba ammu saadaval. Aga kuna mul on väga head isiklikud kasutamis- ja eriti sellised tagasisidekogemused nendega, siis ma tegin ettepaneku, et ma sooviks neid kogemusi jagada ja, ja siis saigi see otsus niimoodi tehtud. Nii et vaatamata sellele, et korralliklubil on iga kuu toodetel kampaaniad, need kaks toodet hetkel kampaanias ei ole, aga need kampaaniad ikka jälle tulevad ja lähevad ja keda see kõnetab ja soovib siis natukene soodsamalt neid tooteid saada, siis tuleb lihtsalt kampaaniaid jälgida ja need tulevad siis jälle soodsamalt saadavale ühel hetkel. Ja need tooted, millest siis täna juttu tuleb, on Omega-3 ja Coenzym Q10 ja hakkame siis otsast minema. Ma pidasin veel vajalikuks märkida seda, et kui me räägime siin korralliklubi veebinarides mingitest toodetest, siis kõik see informatsioon ja kõik see toime ja isiklikud kasutamiskogemused, need käivad ainult konkreetselt nende toodete kohta, ja neid ei saa laiendada mis tahes teistele apteegist ostetud Omega-3-dele ega mujalt internetist tellitud sama nimega toodetele. Sellepärast, et kes vähegi on uurinud, kuidas toidulisandeid toodetakse, siis iga tootja otsustab ise, kui palju ta konkreetselt kapslisse paneb toimeainet, milliseid lisaaineid sinna pannakse, milliseid mahuaineid sinna pannakse ja kui palju. Ja need toimed siis inimeste kehadele võivad olla tegelikult väga erinevad. Ja mul on olnud ka selline kogemus endal, et kui mina soovitasin inimesele sipelgapuukoort näiteks kunagi, siis ta läks ja ostis apteegist ikkagi suvalise sipelgapuukoore, sellepärast et apteegis müüdi neid ka erinevaid. Ja siis, kui me võrdlesime, mis me siis nagu, kuidas meie kehad reageerisid, siis ta ütles, et temal ei olnud nii nagu mul. No tegelikult ega nad ei peagi olema täpselt nii nagu mul, aga kui mina soovitan korraklaabi sipelgapuukoort, siis see soovitus ja toime ei laiene teistele apteegitoodetele. Nii et seda panen nagu südamele, et kõik, mis me veebinarides räägime, käib ainult siis konkreetselt korralliklubi toodete kohta. Aga siis esimene on siis Omega. Noh, ja nüüd ta jällegi ei liigu. Kes iganes Omega kohta on lugenud või guugeldab iga päev, siis mm, päris palju sellist kiitvaid hinnanguid ja kiitvaid arvamusi saab selle kohta lugeda. Ja neid põhjuseid siis, miks Omegat võiks võtta, on täiesti erinevaid. Keegi ütleb, et Omega-3-ga ei teki südameprobleeme. Siis keegi teine ütleb, et pikaealisuse saladus on Omega-3. Kellelgi on jälle kogemus või on ta kuskilt lugenud, et on kasulik ajule ja nägemisele ja nii edasi ja nii edasi, et väga palju erinevaid selliseid kiitvaid lauseid ja tõenäoliselt ei ole need ükski valed. Et kõigil ongi sellised isiklikud kogemused ja kes ära kasutab selle toote, saabki selle kogemuse siis endale ka. Nüüd selle slaidi juures ma
panin natukene kirja ja tahaksin nagu jagada siis kuulajatele ka, mis asjad need rasvhapped üleüldse on. Et kui siin on öeldud, et oomega 3 on polüküllastumata rasvhapete rühma toode, siis rasvhapped iseenesest on tegelikult needsamad asjad, mida me rasvase toiduga endale sisse sööme, ehkki rasvhape ei võrdu otseselt see toidurasv, vaid kehas toimuvad veel eraldi sellised biokeemilised protsessid, kuidas meie kehad siis toiduga sisse söödavast rasvast omale neid rasvhappeid omandab. Ja rasvhapped jagunevad kõigepealt siis küllastunud rasvhapeteks ja need on tavaliselt tahked. Enamasti on nad loomset päritolu, on ka üksikuid taimseid ja küllastunud rasvhapped on halva kolesterooli allikad, kui me sööme neid suures koguses. Ja näitena oli toodud näiteks või rasvane sealiha ja ma arvan, et kõik, kes vähegi on selle kolesterooliga probleem olnud, siis teataksegi seda, et mida rohkem süüa rasvast sealiha või võid, siis see kolesterooli näit veres tõuseb, halba kolesterooli näit siis. Nii et vajalik on, aga väga-väga mõõdukas, pigem väheses koguses. Ja teine on siis küllastumata rasvhapped, tavaliselt on vedelad ja nemad siis vastupidi aitavad alandada halba kolesterooli meie kehades. Ja küllastumata rasvhapped jagunevad siis omavahel veel polüküllastumata ja monoküllastumata rasvhapeteks. Ja nendest esimeste hulka kuuluvad näiteks kõik rasvased ookeanikalad, pähklid, linaseemned ja teise ehk siis monoküllastumata rasvhapete hulka kuuluvad oliiviõlid, rapsiõlid ja avokaadod, aga tegelikult ka veel teised. Ja nüüd jõuamegi siis selle polüküllastumata rasvhapete juurde ja need jagunevad omavahel oomega 3 ja oomega 6. Ja jälle kõik, kes on vähegi seda teemat uurinud, on kuulnud, et on olemas 2 sorti sellist oomegat ja öeldakse, et oomega 6 on täpselt samamoodi, nagu olid need küllastunud rasvhapped. Nad on kehale vajalikud, aga neid ei tohi mitte mingil juhul jälle endale toiduga sisse süüa. Ja ainuke, mis aitab tegelikult, ongi siis oomega 3. Ja oomega 6 muutub probleemiks siis, kui seda on kehas liiga palju. Nii et me peame nagu toiduga neid mõlemaid saama, aga nad peavad olema kogu aeg tasakaalus ja nad mõlemad on kehale vajalikud, aga nad mingil määral töötavad teineteisele vastu. Ja seda ka peab veel teadma, et keha ise ei tooda ja oomegat saab ainult toidust. Ja nagu ma siis ütlesin juba, need peavad olema siis omavahel tasakaalus. Nii et mis see oomega 3 siis meile head teeb? Tulevad organismi põhiliselt toiduga, läbi merekalade, erinevad taimeõlid ja siis mitte sealihaga, vaid peamiselt lamba- ja veiselihaga. On väga head meie südame-veresoonkonnale, immuunsusele, närvidele, luu- ja lihaskonnale ning nahale ja on siis tõesti üks väärtuslikumaid rasvhappeid ja jaguneb siis omavahel veel 2, on siis EPA-d ja DHA-d. Nii et selline natukene laiem ülevaade rasvhapetest. Nüüd EPA ja DHH ehk siis eikosapentaeenhape ja dokosaheksaeenhape. Need on siis ühelt poolt põletikku reguleerijad ehk siis EPA
ja teiselt poolt aju ja silmade ja närvisüsteemi ehituskivideks ehk siis konkreetselt DHH. Ja veel aitavad nad vererõhku stabiliseerida, nägemist parandada, ajule on head emotsionaalse stabiilsuse garanteerijad, immuunsust tugevdavad ja nahale head. Ja need numbrid, mis siin ridade taga on, need on siis uuringute viited. Ja kui see oomega esitlus lõpeb, siis on uuringute eh, lingid toodud ka viimase slaidi peal, nii et kellel iganes on huvi, siis saab pöörduda ja saab need lingid endale küsida ja ise sealt edasi uurida. Nii et midagi siin nagu laest võetud ei ole, kõik need väited, mis välja on toodud, on eelnevalt läbi uuritud ja siis kinnitatud ja leidnud siis jah, teadlaste poolt nagu kinnitamist. 2016. aastal tehti üks uuring, kus tuli välja, et enamik maailma elanikest ei tarbi piisavalt seda kahte polükülastumata rasvhapet. Ja nagu siis eelneval slaidil oli kirjas, et mida head need siis kõik teevad, kui inimesel on kehas oomega-3 puudus, siis tekivadki täpselt needsamad probleemid, mis siis nagu eelnevalt said nagu positiivsete külgedena üles loetletud, et südame-veresoonkonna probleemid, nägemine võib halveneda, kuivad silmad, mis on meie väga paljude igapäevane probleem, siis mälu- ja keskendumishäired, immuunsuse nõrgenemine, elujõu langus ja kuiv nahk. Nii et jällegi uuringutega kinnitatud, et sellised vaegused tulevad, kui kehas jääb oomegat väheks. Ja kuna meie vähemalt siis läänemaailma toidulaud on ülimalt rikkalik, aga seda nii tervislike kui ka mittetervislike toitude poolest, siis inimesed sageli koostavad oma menüüd nii, et oomega-3 allikaid on vähe ja see slaid on seda nimetanud kaasaegseks lääne dieediks, aga nagu näha ka, et see ei võrdu sellega, et me saaksime siis oomega-3 piisavalt oma kehadele toimimiseks. Ja mis siis inimesed valivad omale menüüsse? Üleküllusest tahkeid loomseid rasvasid, siis igasuguseid erinevaid kahjulikke transrasvasid, erinevaid rafineeritud tooteid, loomulikult suhkrut, mida tegelikult lisatakse juba, ma arvan, et mingi 90% kõikidele toitudele, mis ei valmi meil kodus, kus me saame ise reguleerida, kas me paneme sinna suhkrut või ei pane. Nii et kõik need igapäevased ahvatlevad valikud toovadki siis kaasa selle, et me ei saa siis piisavalt neid vajalikke rasvhappeid igapäevaseks hästi tundmiseks. Aga isegi siis neil, kes kes söövad regulaarselt näiteks ookeanikala, võib esineda ikkagi selle kahe hea rasvhappe puudust ja see puudujääk tuleb sellest, et kui looduses leidub rikkalikult rasvhappeid külmaveelistes merekalades, siis tegelikult meil see kalad naturaalsena kättesaadavad on väga nagu kas väheses koguses või üldse mitte. Ja kõik rasvased kalad, no Eesti toidulaual kõige rohkem on loomulikult lõhet, aga lõhe ja forell on meil tõesti väga suures protsendis ainult kasvanduse kala. Ja päris seda õiget merelõhet praktiliselt kaubandusse ei pruugi jõudagi, et kui on tuttavaid kalureid, kes käivad mere pealt lõhet püüdmas, siis nende käest saab. Aga muidu kaubanduses on kasvanduse lõhed ja kasvanduse lõhe
kõige suurem puudujääk, toitaineline puudujääk seisneb selles, et nende liha sisaldab seda sööta, mida kasvandustes kaladele antakse. Ja kui kaladele ei anta oomega-rikast tehissööta, siis see liha seal hiljem ka neid sisaldada ei saa. Ja teistest kaladest, merekaladest nagu heeringast ja skumbriast ja tuunikalast ja sardiinidest, kõikidest tehakse konserve ja neid me saame kätte, aga konserv on juba töödeldud toit ja see sisaldab juba neid igasuguseid koostisaineid, mida tootja on otsustanud sinna konservi panna. Ja sel juhul enam me ei saa rääkida puhtast kas siis ilma lisatud suhkruteta või siis igasuguste muude säilitusaineteta toitudest, sellepärast et konservide eesmärk ongi nagu nad pikaajaliselt ikkagi säilima panna ja sel juhul siis kasutatakse ikkagi lisaaineid ka. Nii et kalakonservide selline piiramatu söömine ei pruugi anda ikkagi sellele 2 heale rasvhappele sellist noh, õiget kogust meie kehale. Järgmised slaidid räägivad siis sellest, miks see Coral Clubi oomega-3 on hästi kasulik ja kuidasmoodi ta meie kehasid siis aitab paremini varustada just selle õige toimeainega. See on päris selline biokeemiline informatsioon ja ma ei hakka seda kindlasti siin ümber rääkima. Keda see jälle huvitab, siis saab küsida võib-olla eraldi siit paari slaidi ja juurde uurida. Aga see protsess näeb välja siis selline, et teadlased võtavad kalamassi ehk siis võtavad selle oomega-3 tootmise tooraine ja talle tehakse 2 sellist ümbermuundamisprotsessi. Seda nimetatakse keemias siis esterdamiseks ja võetakse siis see kalaõli, tehakse talle see üks ümbermuundamise protsess ja sealt tuleb siis välja etüülester ja nüüd tehakse veel teine esterdamise protsess ja sealt tuleb talle uuesti seesama vorm, mis oli tal siis alguses, see kalaõli, aga selles vahepealses astmes on sellest kalaõlist eemaldatud monoküllastumata rasvhapped ja küllastunud rasvhapped. Nii et 2 või üks selline võib-olla kohe natukene kahjulikum ja teine vähem kasulik osa võetakse keskmises etapis välja ja lõppu jõuab siis puhas selline kontsentreeritud polüküllastumata rasvhapete ehk siis sepa ja DH kogused. Ja sealt tulebki siis nagu see suurendatud kontsentratsiooniga oomega-3 toode. No ma arvan, et selle asja biokeemiline mõistmine polegi nii väga oluline. Tähtis on see, et see toode, mis välja tuli, uus toode, siis võrreldes vana oomegaga, et on siis lihtsalt rikkalikumas kontsentratsioonis on oomega-3, mis teeb selle toote siis eriti tõhusaks. Ja siin siis ka jah, üks lisaslaid veel selle molekulide sidemete kohta. Ja nüüd see tagastatud triiglütseriidi vorm, mis on siis selle 2 ümberesterdamise tulemus, on oma struktuurilt allikalähedane ehk looduslähedane. Ta on organismile harjumuspärasem, seedeensüümidel on lihtsam seda omastada ja eriti oluline on see inimestele, kellel siis ei ole seda oomega-3
tarbimise kogemust enne ja võtavad seda siis esimesi kordi alles. Ja siin on siis pilt koralliklubi Omega 3-st, tema nimi on siis Omega 3 DG ja väga hea toode südame-veresoonkonna ja nägemise toetamiseks. Meie kapsel sisaldab kalaõli 1000 milligrammi ja Omega 3 650 milligrammi, millest siis 360 on EPA, mis võrdub umbes 92 grammi vabapüügilõhega ja 240 milligrammi on DHA, mis võrdub 201 grammi vabapüügilõhega. Nii et igati kasulik vahekord ja Omega 3 sisaldus kapslis peaks olema vähemalt üle 500, et see toode hakkaks kehale kasulikkust nagu tooma ja koralliklubil on see siis kenasti täidetud 650 milligrammi. Ja siis siin veel jah, et biokeemiliste protsesside tulemusena on suurendatud kontsentratsioon, mis annab parema toime ja struktuurilt looduslähedane ehk siis nagu see algallikas toorainena võetud merekala. Toote tootmiseks vajalik kalaõli saadaksegi ookeani külmaveelistest kalaliikidest, anšoovistest, sardiinidest, skumbriast ja tuunikalast. Ja meie toode sisaldab ka siis meie sertifikaati, GMP standardi sertifikaati ja see biokeemiline protsess ehk siis toote tootmine, see on siis töödeldud Flutex tehnoloogiaga, kus ei ole kasutatud erinevaid toksilisi orgaanilisi lahusteid ega erinevat kuumtöötlust. Nii et natukene selline tehnoloogiline teave, aga kõik on selleks, et välja tuleks parim ja toimivam toode. Ja üks kapsel Omega 3 DG-d 3 korda päevas koos toiduga ja teie organism seilab terviselainel. Võib-olla ma siinkohal ütleksingi seda, et tegelikult on väga oluline järgida üleüldse toidulisandite võtmise soovitusi, mis on pakenditel või siis tootekirjelduste juures, et et keha omastaks sellest kapslist kõik, mis tootja on nagu ette näinud. See ongi seotud söömisega ja või toidukordadega siis ja kui tootja on öelnud, et tuleb võtta koos toiduga, siis kui sa võtad neid toidukordade vahepeal, siis lihtsalt see toime ei pruugi enam olla sama. Ma ise võin natukene võib-olla endale tuhka pähe raputada ja öelda, et mul vahel läheb päris söögikorra ajal võtmine meelest ära ja siis ma võtan vahetult kohe pärast sööki. Aga miks on see söögi ajal võtmine parem? Sellepärast, et pärast sööki peab ikkagi mingisugust vedelikku peale võtma, sellepärast et see kapsel muidu ei lähe enam nii hästi alla. Aga jälle toidule peale joomine pole ka enam soovituslik. Aga kui võtta see kapsel täiesti söömise sees, siis ta lihtsalt kaob sinna mälutava toidu hulka täiesti ära ja ta läheb nagu iseenesest alla ja ei pea siis seda lisavedelikku peale võtma. Nii et ja pluss siis veel see, et see kapsli lagundamine ja hilisem imendumine toimub ka toiduga koos ja sealt siis lihtsalt ei lähe nagu kaduma praktiliselt mitte midagi. Et selline soovituslik järgida siis tootjate soovitusi võtmiskorra kohta. Ja kui me oleme selle
kenasti kõik järginud, omale ostnud ikkagi õige toote, korraliku kvaliteetse toote, siis on meie südame ja veresoonkonna tervis korras, meie nägemine on parem, immuunsüsteem tugevam, närvid paremad, nahaseisund parem ja kindla peale on siis aktiivne eluiga ka pikem, sest kes meist ei tahaks siis vanuse tõustes olla ikkagi vitaalne ja aktiivne ja saada siis kõigega hakkama, mida me igapäevases elus ette võtta tahame. Eh, Ja soovitatakse kõigile, kellel on siis vaja vastupidavust ja töövõimet tõsta, vaimse koormusega hakkama saada ja kõik need teised positiivsed tegurid siis ka, mis just said ette loetud ja kaitseb viiruste hooajal külmetushaiguste vastu, sest see ka on meie selline varakevadine ja sügisene niisugune varitseja paljudel inimestel. Ja sobib lastele alates 14. eluaastast ja täiskasvanutele, kui me konkreetselt räägime praegu selles plastpurgis olevast oomega-3 DG kapslist. Nagu ikka, kõik Koralliklubi tooted annavad boonuspunkte, kui need tooted on ostetud kliendikontoga. Ja kliendikontoga ostes on teine boonus veel, on siis see, et tooted on alati odavamad. Kes kontot teha ei taha, siis on hind kallim. Koralliklubi kontoga seoses veel või kliendikontoga seoses veel seda ka, et see konto omamine ei kohusta mitte millekski, ei kohusta ostudeks, mingisugusteks kohustuslikeks ostudeks, aga annab ainult võimaluse koguda punkte, saada tooteid odavamalt ja hiljem siis punktide eest saada ka tooteid suisa tasuta, nii nagu boonuspunktide süsteem toimib ka meie paljudes kauplustes. Küll aga, mis on veel minu meelest kliendikontoga hästi hea, on see, et kliendikontot saab teha kellegi soovitusel ja kui inimene teeb omale selle soovitajaga koos konto, siis ta saab omale tegelikult eh, konsultandi, kellega siis saab igasuguseid mõtteid jagada, saab lisainfot küsida ja võib sattuda väga-väga toredatesse gruppidesse, kust saab uusi sõpru, väga palju uusi teadmisi. Ja see soovitaja ei jää mitte kunagi ainsaks konsultandiks, sellepärast et hiljem on juba grupiarutelud ja grupisoovitused ja inimestel on väga palju kasutamiskogemusi ja see infobaas läheb väga laiaks, kes nagu meie gruppidega liituvad, nii et väga-väga soovituslik. Ja oomega-3 on meil siis kahte kogust, on siis 30-kapsline purk ja on 90-kapsline purk ja vastavalt siis purgi suurusele saab siis boonuspunkte, kas rohkem või vähem ja hind siis ka kas odavam või kallim, aga et siis võtta tuleb siis jah, nii nagu tootja on ette näinud. Nii, siin on veel üks slaid, mis ütleb seda, et see oomega-3 DG on Koralliklubil uuem toode. Vana oli siis oomega-3/60 ja vahe on siis selles, et uues tootes on oomega-3 rasvhappeid rohkem ja on siis seesama biokeemiline protsess kahe ümberesterdamisega annab siis parema lõpptulemuse ehk siis taastatud triiglütseriide vorm ja kasutatakse patenteeritud tootmistehnoloogiat ja uue toote tootjaks on Hispaania firma. Enne kasutati USA firma teenust. Ja kui see purgis toidulisand oli mõeldud siis lastele alates 14. eluaastast, siis tegelikult on meil ka väiksemastele lastele
vajalik oomega ja see on siis sisuliselt kummikommide vormis. Ja on siis jah, närimispastillid ehk siis nagu kummikommid ja üks maitsev pastill sisaldab 360 milligrammi DHH-d ja lisaks veel D3 vitamiini ja sobib lastele alates 4. eluaastast. Nii et lapsed ei pea ka siis ilma nende kasulike aineteta jääma. Ja selline ongi siis meie oomega. Aga kuna meil on siis 2 toodet, siis mul teine tuleb siia kohe otsa ja ma räägin selle ka kohe ära ja siis lõpus, kui keegi tahab midagi küsida, siis ma arvan, et küsime lõpus. Siin oli veel see, millest ma alguses ütlesin, et on see kasutatud kirjanduse ja uuringute viited, nii et kes tahab, saan seda slaidi või neid linke jagada. Aga nüüd koensüüm Q10 siis. Ja koensüüm on siis bioloogiliselt aktiivne ühend, mida keha sünteesib ise ja seda leidub kõikides keharakkudes, aga ta on eluliselt vajalik, et keha toimiks meil hästi ja et meil oleks energiat piisavalt igapäevaeluks. Ja kuna toidust praktiliselt seda koensüümi piisavas koguses ei saa, siis toidulisand ongi ainukene, mis energiapuudusel seda meie kehale nagu lisama ja garanteerima hakkab. Aga hakkame siis seda ka järjest vaatama. Koensüüm Q10-ga seostub alati selline mõiste nagu ubikinoon. Ja ubikinooni tegelikult on 2 vormi, on siis ubikinoon ja ubikinool. Nende erinevus seisneb selles, et ubikinoon on oksüdeeritud vorm, ta osaleb energiavahetustes ja ta imendub natukene aeglasemalt meie rakkudesse. Ubikinool, mis on siis lõpust L-tähega, see on aktiivne vorm ja see toimib meie rakkudes pigem antioksüdandina ja temal on kiirem ja parem imenduvus. Ja selle ubikinooniga on nüüd selline lugu, et kui tootja teeb toidulisandi ehk siis selle koensüüm Q10 ja selle kohta tegelikult käib ka jälle seesama jutt, mida ma rääkisin oomega alguses, et koralliklubil ei ole sugugi ainukene koensüüm Q10 maailmas, et paljudel teistel tootjatel on seda veel ja pakendi etikettide lugemine on tegelikult väga kasulik. Ja kehtib ka see jah, et kapsli sisu sõltub ikka sellest, kui palju ja mida tootja sinna sisse on pannud. Aga kui pakendil on ubikinoon, siis see tähendabki seda, et tootja on sinna selle ainena sisse pannud selle oksüdeeritud vormi ja meie kehades hakkab see ubikinoon muutuma siis ubikinooliks täpselt nii, nagu kehal vaja on. Aga kui tootja on pannud pakendile, et selleks põhiaineks on ubikinool, siis see tähendab seda, et kõige rohkem selles toidulisandus sisaldubki aktiivset vormi, kõige rohkem toimib see antioksüdandina ja see imendub kiiremini, aga see ei tähenda seda, et meie rakkudes ei toimiks jälle muundumist ubikinooniks. Nii et minu meelest oli see nagu lugedes päris huvitav, et see ubikinoon ongi siis niisugune ühend, mida meie keha kasutab just nimelt sellises vormis, nagu tal vaja on. Kui tal on vaja rohkem antioksüdantset toimet, siis ta muundab ubikinooni ubikinooniks ja kui tal on rohkem vaja energiat anda, siis ta muudab jälle ubikinooli ubikinooniks. Nii et meie kehad on tegelikult väga targad ja oskavad täpselt neid protsesse korraldada nii, nagu vaja on.
nii et need kaks vormi muunduvad meie rakkudes pidevalt üksteiseks ja muunduvad siis vastavalt sellele, kumba keha rohkem vajab. Ja jah, siis kuna sellel ubikinoonil on kaks vormi, siis tal ongi nagu kaks sellist kasutusotstarvet ka. Kõigepealt on vajalik siis, et ta toodaks energiat ja teiseks on meil vabade radikaalide kahjustuste vastu ka vaja antioksüdanti ja selle koensüüm Q10-ga me saame ka selle antioksüdantse kaitse siis kätte. Kui seda koensüüm Q10 leidub meie kõikides keharakkudes, siis väga palju on neid siiski nendes elundites või tähtsam on seal, kus elundid on suure energiakuluga nagu süda, maks, neerud ja kõhunääre. Ja need elundid on siis just esimesena Q10 vaeguse suhtes eriti tundlikud, sellepärast et kui rakud neid iga päev oma elutegevuseks vajavad, siis see peab lihtsalt olemas olema. Nagu juba alguses siis sai öeldud ka, et sellel koensüümil on ainulaadne võime sünteesida ja taastekkida. Küll aga on väga oluline, et kehas oleks selle protsessi toimimise jaoks esiteks korralik B-vitamiini kogus, aga ka siis või varustatus õigemini, aga ka teisi mitmeid mikroelemente on vaja. Ja kui inimene tunneb, et tal on erinevad sellised nähud, mis näitavad, et B-vitamiini võiks olla puudu, siis Koralliklubil on väga hea ka uus B-vitamiini kompleks ja peale selle, et ta on väga hea ja kasulik ja täiuslik, on ta tegelikult ka väga maitsev. Nii et teinekord, kui on selline mõnusa ampsu-isu, siis võib täitsa omale selle B-vitamiini tutsaka suhu keele alla panna ja see imendub seal ise ära ja sa saad nagu hea maitse, hea tunde ja terve hulga kasulikke B-vitamiine ühe korraga. Mis muidugi ei tähenda seda, et seda võiks süüa pakendite kaupa iga päev, aga lihtsalt ta on niivõrd heasse vormi toodetud ja pakendatud. Ja mis on siis selle koensüümi teine niisugune nagu omadus, on see, et vananedes aeglustub Q10 süntees ja see tähendab seda, et vanemad inimesed, kellel on vaja kiiremini siit toidulisandist energiat kätte saada, siis nendele on soovituslik jälgida, et toidulisandi pakendil oleks kirjas, et põhiaineks ongi siis see ubikinool ehk siis see, mis imendub paremini ja on aktiivse vormiga, see lihtsalt toimib kiiremini. Aga mis ei tähenda seda, et siis ubikinooni põhiseid toidulisandeid nagu võtta ei tohiks. Nende puhul võib siis lihtsalt kogust natukene suurendada, et saada kätte siis sama kogus seda Q10 toimeainet. Ja mis aeglustab kehades koensüümi Q10 sünteesi? Kõigepealt siis vanus. Siis just see jah, et meil ei ole küllaldaselt vitamiine ja mikroelemente, mis aitaksid siis sellel sünteesimise protsessil toimida. Kui me oleme toiduga oma kolesterooli taseme nagu ära rikkunud ja kui meil maks ei tööta korralikult, maksas tegelikult toimuvad kõik Q10-ga seotud muundumised kehas, nii et maksa tööjõud ja töövõime on selle koensüümi saamisel eriti oluline. Füüsiline koormus ja emotsionaalne stress, siis ravimid ja loomulikult siis ka alkoholi tarbimine, suitsetamine kui sellised üldised tervist rikkuvad pahed. Siis vanusega seotud, et
20-aastaselt töötab sünteesimine veel perfektselt, 100%-liselt. Juba inimese sündides beebi kehas juba toimuvad ilusti need koensüümi tootmise protsessid, nii nagu peab. Siis 40 aastaselt on osad toimed juba vähenenud ja siin on protsendid näha, ja 80-aastaselt siis on nad veel väiksemad, nii et nagu ikka meie kehad väsivad, rakud väsivad ja kõik need sünteesimise protsessid aeglustuvad. Ja koensüüm ei ole siis ainukene, on ka teisi selliseid ühendeid, mida kehad siis vanuse kasvades vähem toodavad. Ja kui meil siis koensüümi Q10 on vähem, siis võivad tekkida südame-veresoonkonna häired, ainevahetuse häired, jälle nõrgem immuunsus. Nägemine võib olla halvem, igemete probleemid isegi ja võib esineda ka suurenenud risk kesknärvisüsteemi patoloogiaks seoses vanusega. Q10 vaeguse korvamine ei ole lihtne, kuna toidus leidub seda vaid mikrokogustes. No välja oli toodud, et seda võib saada merekaladest, munast, kana- ja sealihast, pähklitest, spinatist, aga tõesti mitte siis sellistes kogustes, mida keha vajaks. Nii et tuleb keha toetada kvaliteetse ja tasakaalustatud toitumisega, korralikult varustada ennast vitamiinide ja mikrotoitainetega ja siis saab keha selle sünteesimisega väga hästi hakkama. Nii, aga siis kehale saab abiks olla siis koensüüm Q10 kapsel. Ja korralklaabil on siis kapsli koostisosad 100 milligrammi on siis seda koensüümi Q10 toodet ennast ja korralklaap kasutab Jaapani väga kvaliteetset patenteeritud toodet Kaneka Q10. Lisaks on veel pandud inuliini 125 milligrammi ja kookosõli triglütseriide 5 milligrammi. Ja see kaneka, Jaapani kaneka on siis bioloogiliselt identne meie kehades sünteesitava koensüümiga. Ta on kõige puhtam toode maailmaturul, mis selliseks otstarbeks pakkumisel on. Sellele tootele on 30 aasta jooksul tehtud põhjalikke uuringuid ja on olemas ka siis vastavad standardid, mida teadlased heaks kiidavad. Siin veel natukene siis informatsiooni selle Kaneka Q10 kohta, et saadakse pärmist biotehnoloogilise kääritamisega ja 30-aastane kogemus ja ei sisalda ühtegi GMO komponenti ega allergeene ja on siis ka koššeri sertifikaadi omanik. Ja siin on siis jah, veel kokkuvõttev informatsioon, et ta on lipofiilne rasvlahustuv aine ja kasutatakse siis selle imendumise tõhustamiseks mitmesuguseid rasvu sisaldavaid aineid, mis on siis sinna kapslisse juba sisse pandud, et see koostoime või oleks võimalikult tõhus kehas. Miks on pandud inuliini? Sellepärast, et inuliin on looduslik vees lahustuv kiudaine ja prebiootikum ja me kõik me teame, et meie soolestiku mikrofloora on meie hea enesetunde üks põhiline allikas ja kui meie soolestik toimib hästi ja laseb sealt siis õigeid toitaineid korralikult kehasse ja samamoodi ka tekib seda väljutatavat massi, siis on meie seedimine ja ainevahetus kõik tasakaalus ja aitab siis see inuliin kaasa
koensüüm Q10 imendumisele. Suunab energiat elutähtsatele organitele, südame-veresoonkonnale, närvidele, lihastele, leevendab suurenenud füüsilise koormuse, emotsionaalse stressi mõju, aeglustab naha vananemist, tugevdab immuunsust ja pikendab aktiivselt elatuid aastaid. Ja jällegi meie mm, endine toode, koensüüm Q10 ja meie uus toode, mis on siis patenteeritud ja tehtud selle Jaapani kaneka abil. Ja siin siis need erinevused, et ennem oli päevalilleseemneõli selatiinikapslis, aga nüüd on kookosõli pluss inuliin ja taimses kapslis, mis siis tähendab seda, et veganitele sobib ka seda võtta. 60 kapslit pakendis, säilivusaeg 2 aastat ja jälle tuleks seda võtta koos toiduga. Kliendikontoga ostes saab 20 punkti ja saab siis mõnevõrra odavamalt, kui on ilma kliendikontota jaehind. Miks mulle üldse tundus, et need 2 toodet on väga head mulle, tuleneb sellest, et ühelt poolt on mul pikki aastaid juba diagnoositud kilpnäärme alatalitlus. Ja see kilpnäärme alatalitlus on suhteliselt selline kummaline protsess kehas, mis igapäevaselt otseselt nagu välja ei paista mitte kuskilt, et sul see on. Aga ta annab igasuguseid erinevaid selliseid nähtusid, nagu näiteks öeldakse, et nahk on kuiv, sa oled kogu aeg väsinud, sul on juuksed hõredad, su kehakaal ei lange ja selliseid nagu tegureid või nähtusid siis. Ja kui ma vaatan oma igapäevast elu, siis mul praktiliselt pole neist mitte ühtegi. Ja mul on selline tunne, et kuskohast see kilpnäärme alatalitlus siis avalduma peaks, kui mul ühtegi nähtu ei tule. Lähen annan vereproovi, jälle vereproov näitab, et tegelikult see alatalitlus on väga aktiivne ja autoimmuunreaktsioon tähendab siis seda, et inimese immuunsüsteem peab kilpnäärmerakke vaenlasteks ja siis immuunrakud ründavad kilpnäärmerakke, mille tulemusena siis kilpnäärme struktuur nagu hõreneb ja kilpnäärme mõõdud või ühesõnaga see tema koostis suurus peaks nagu vähenema, niimoodi ma sain aru. Ja et ühesõnaga see protsess nagu toimib, aga ühtegi nähtu ei ole. Ma tunnen ennast tõesti suurepäraselt kogu aeg. Ja teine asi, ma käin päris aktiivselt trennis, ma käin 5 korda nädalas erinevates trennides ja ma ei väsi mitte kuskil ära. Muidugi ma teen jõusaalis nagu raskustega trenni ja kui sa ikkagi füüsiliselt tõstad, siis sa pärast oled nagu väsinud. Sellepärast, et see on füüsiline pingutus, aga see taastumine on väga kiire ja järgmiseks päevaks oled juba täiesti ära taastunud ja sa jõuad jälle trenni minna. Ja ma mõtlesin nagu pikalt selle üle, et miks see niimoodi on. Ja ma lihtsalt seostan seda praegu sellega, et ma võtan väga regulaarselt nii oomegat kui koensüümi ja kui veel selle kilpnäärmega seoses see autoimmuunreaktsioon on tegelikult selline madal põletikufoon, mida see autoimmuunprotsess siis kehasse tekitab, siis tegelikult need mõlemad tooted, üks on siis põletiku taset alandav ja teine on energiat juurde andev, need mõlemad tasakaalustavad mul seda kilpnäärme autoimmuunreaktsiooni nähtude tekkimist. Nii et ma olen nagu arvamusel, ma ei ole ühegi doktoriga konsulteerinud, aga ma olen arvamusel, et need 2 toodet on need, mis ei lase mul sellel seisundil esile tõusta ja annavad mulle tõesti siis igapäevast energiat ükskõik milleks, mida ma ette võtta tahan. Ja mis puudutab veel kehakaalu,
siis on üldlevinud arvamus, et kilpnäärme alatalitusega kaalu alandamine on võimatu. Ma ütlen seda, et ta on aeglane, ta on väga aeglane, see kaalu langemine ja ta nõuab väga palju tahtejõudu ja sellist järjepidevust, aga kui sinu toitumine on tasakaalustatud, kui sa loed korralikult oma kaloreid, sa ei peagi neid lugema paberil pastakaga, vaid selleks on meil internetis programmid, mis aitavad seda lugeda, seda sinu eest. Ja ühesõnaga toit on tasakaalustatud ja kui sul on korralikult valgukogus on sinu päevases toidus õige ja normikohane, siis ei teki sul liigseid isusid, ei teki sul magusaisusid ja toitumine pluss liikumine kokku seljatavad ka selle kilpnäärme vastuseisu kaalulanguse puhul, nii et kõik need on minu isiklikud kogemused ja ei tule jah, see kaal niimoodi alla nagu dieeditades, aga järjekindlus viib sihile ja on siis ikkagi juba näha ka, et mu keha hakkab kuulama seda, mida mina talle tahan öelda. Mitte siis seda, et tema reguleerib mulle ette, mida mina tegema peaksin. Kooskõlas kahekesi saame me väga hästi hakkama. Vot see oli siis minu kogemus ja minu niisugune tänane informatsioon teile, et siis kas keegi tahab midagi küsida? Nii, tundub, et keegi ei taha küsida. Kas ma selle siit suureks saan?